Robert, sa oled Tallinnast pärit 15-aastane noor, kes astub sügisel 9. klassi ning ühtlasi sillutab teed kahevõistluse maailma tippu. Veebruaris teenisid sa esimese kontinentaalkarikasarja punkti, mis annab sulle tänavu võimaluse teha oma debüüt MK-sarjas. Ja seda mitte kuskil mujal kui kodusel Otepää etapil. Sa oled Eesti noorim sportlane, kes selle normatiivi on täitnud. Alustame algusest. Sa oled noor, kuid sporditee on sul juba päris pikk. Millal ja kuidas sa kahevõistluse juurde jõudsid? No eks, kui ma olin pisike, siis isaga ikka vaatasime kodus suusahüppeid ja suusatamist ja siis ükskord oli tal vaja Nõmmele mäele midagi ära viia ühele treenerile ja siis ei läinud kaua aega, kui ma olin juba suusahüppemäe tornis ja tulin sealt minisuuskadega alla. Kas sa seda esimest korda ka mäletad? Mis tunne sind sealt hüppetornist alla tulles valdas? No eriti hästi ei mäleta, see oli ikka 10 aastat tagasi vist, aga selline hea tunne oli, nagu sai kuidagi ennast välja elada. Ma polnud varem nagu trennis käinud või teen midagi sellist ja see oli siuke uus ja äge kogemus. Sinu isa on endine kahevõistleja. Kui palju on ta sulle spordis nõu ja jõuga toeks olnud? No isa on mind ikka just hüpete poolel palju aidanud, nagu analüüsinud palju koos minuga hüppeid ja mõelnud, kuidas saaks paremaks teha ja oleme nagu koos arutanud hästi palju ja on väga heaks toeks olnud poiss. Sa alustasid sporditeed Nõmmel treener Juhan Linnukäe all. Nüüd aga treenid Otepääl Andru Silvese juhendamisel. Mis on kõige olulisemad asjad, mida oled kummaltki treenerilt õppinud? No Juhanilt on kindlasti see, et tegime seal palju ka jalgpallitrenne ja et sport on lõbus, et peab endal nagu tore olema ja siis nagu tulevad tulemused ja läheb endal ka hästi. Ja Andruselt on kindlasti töökus, enesekindlus ja järjepidevus. Sellised nagu tehnilisemad asjad. Sul on nüüd olemas vajalik kontinentaalkarikasarja punkt, et startida MK-sarjas. Kui suur eesmärk see sinu jaoks oli ja mis tunded sind valdasid, kui said teada, et oled normi täitnud? Eesmärk oli kindlasti olemas sellest hetkest saati, kui sain teada, et saan võistelda kontinentaalkarikasarjas. Tunne oli võimas, sest et ikkagi täita maailmakarikasarja normatiiv ja võimalus võistelda siis sellel aastal MK-l ja Eestis ja siis ka võib-olla saada olümpiale selle punktiga, see on oli väga oluline minu jaoks. Möödunud talvel said sa Otepää hüppetornist proovihüppajana alla tulla. Tänavu saad aga juba ise võistlusest osa võtta. Kui mõtled kodupubliku ees Eesti lipu all võistlemisele, siis mida see sinu jaoks tähendab? No judinad tulevad peale. See tundub ikka võimas, kui põhimõtteliselt pool Eestit kas siis vaatavad telekast ja suuremad fännid on ka koha peale tulnud, et see on ainult au võistelda siin. Lõpetuseks, millised on sinu sportlikud eesmärgid ning millest sina kui noor sportlane unistad? No, ma eriti unistaja tüüpi ei ole, aga võib-olla eesmärgid on siis kindlasti olümpial käia ja võtta spordist kõik välja, mis võtta on, et endal oleks lõbus, tore ja et see motivatsioon ja tahe ära ei kaoks. Aitäh sulle, Robert, ja edu sulle järgmiste tippude vallutamisel. Aitäh!